Striker is on the move. He cuts inside. He's heading towards the box. He shoots. Goal! When we're out together, dancing cheek to cheek. Tervitused kõigile, kõik 104 mängu K3-s on nüüd siis tagasi teie ees 10. osaga ja täna minuga siin Tõnis, minu nimi endiselt Andre ja hakkame siis, käime viimased veerandfinaalid üle, vaatame, mis veel juhtus siis 1/8 finaalides ja vaatame veits edasi ka. No eelmine kord jäi seal meil ju enne päris põnevat mängu pooleli Portugali-Hispaania kohtumine, kus ikkagi üsna korralik madistamine, aga Cristiano Ronaldo teekond MM-il sai lõpu. No paraku nii oli, et jah, korralik Pürenee poolsaare tervis oli. Ja oli selline, näha oli, et selline pinge on õhus, mõlemad võistkonnad väga ettevaatlikud, kui vaadata just esimest poolaega. Aga minu jaoks Hispaania oli üllatavalt kehva ikkagi, et ma ütleks, et Portugal esimene poolega oli kohati isegi juba nagu mängupildiliselt parem, et okei, Hispaania sai seal Ojarse pall vist läks 1-1 ja need variante nagu tekkis juba Hispaanial paremaid, aga mul nagu meeldis Portugali see intensiivsus rohkem. Et väga selline nibin-nabin, pigem ma arvan, et mängu mõttes oleks ausam olnud lisaaeg, võib-olla isegi ka penaltid, et Hispaania seal selle lõpus kätte sai, et no läks see kord niimoodi, et jah, muidugi Ronaldost oli natukene kahju, aga mis sa ära teed, nii ta läks. Vaat seal ju nad tegelikult mängisid Rahvuste Liiga finaali ka alles ja seal oli ka tegelikult Portugal oli päris hea. Ehk selliseks ikkagi läks päris korralikuks madinaks ja nagu sa ütlesid, avapoolel korra tundus, et hispaanlastel võib päris keeruliseks minna, aga noh, lõpus tuldi ära ja Ronaldost on kahju, aga Portugal kuidagi sel turniiril tegelikult ikkagi asja ju käima ei saanud. Usbekistani vastu mäng, parim kohtumine sel turniiril, ülejäänud mängud pigem ikkagi kõik lati alt läbi ja noh, ma ikkagi jällegi selline ütleme, et finaalturniir Portugali jaoks lõpeb sellega, et tuleb uut treenerit ka veel otsima hakata. Ma ütleks ka, et kui sa vaatad neid pusletükke, mis seal on, et tegelikult on ju väga võimsad nimed kõik ja peale seda kaotus ka näiteks endine Portugali koondisena Ricardo Quaresma oli väga kriitiline, et vaadates seda koondist, et see peaks ikkagi vähemalt finaali välja jõudma, kui võrrelda kas või selle Euro 16 satsiga, et ikkagi väga tummine keskväli ja korralikud nimed, aga ei saanud seda kooslust mängima. Eks selle Hispaania mängudes jah, seal Nuno Mendes oli see võtmekoht, tema oli väga-väga hea, et ta seal oma tagarei ära tõmbas. See võis seal üht-teist muuta veidikene, aga üldkokkuvõttes ikkagi jah, Hispaania siis jah, teine poole võib-olla gramm oli siis ikkagi parem ja said kätte ära, kuigi liiga julgustav see mäng minu jaoks ei olnud. Ja no sellega ma olen nõus, et ikkagi jupid on niivõrd korralikud, aga sealt midagi nagu kedagi paremaks ei tehtud, kui ta on ja noh, ikkagi treeneri poolt ütleme siis selgelt ebaõnnestunud turniir. Ja tegemist on ju treeneriga Roberto Martínez, kes enne seda Rahvuste Liigat olid juba jutud, et lastakse mees lahti. Siis võidad finaali, jäeti ametisse turniiriks ja noh, ma arvan, jalgpallimaailmas on tegelikult ju päris palju kriitikat tema suunas olnud ja selle kohta, kuidas Portugal mängib, aga ei tehtud neid otsuseid enne ära ja nüüd siis on vaja uuele MM-ile mõtlema hakata. Kuigi Ronaldo ju väga kiitis teda, et ta ongi selline nagu mugav treener, et näha on, et ta ei ole selline võib-olla väga karmi käega, et ta teeb nii nagu suurim staar tahab, Ronaldo tahab mängida, et Ronaldo tahab, et üks, teine, kolmas on seal, mis iganes ja Martínez kuulab. Et Ronaldo väga kiitis, aga selgelt oli näha, et see jõud ei käi üle sellest meeskonnast, seda oli tunda. Oli küll, jah. Nii ta läks. Täitsa nõus, järgmine vastassõis USA-Belgia. Õnnestus sul seda mängu vaadata? Ja ikka jah, et palju poleemikat. See mäng valmistas just eelnev möll ja melu, mis selle Balogani ümber kõik oli, aga lõppude lõpuks just mängupildiliselt või mänguplatsil see rolli ei mänginud. See ongi kõige näljakam, et vaata, nii palju juttu oli sellest, et võeti Balogani kaart ära, Trump tõmbas kõnet peale, aga mänguliselt lõpuks 0 vahet. Joosti neist täielikult üle, Belgia võits oma ära, Belgia, kes ei ole tegelikult ju, ei ole mingit ka nagu suurepärast muljet jätnud, aga seal otsus jätta Lukaku pingile, jätta De Bruyne pingile päris jõuline ja iseenesest toimis. Ja ei täitsa nõus, et Belgia on selline
niisugune konarlik olnud kohati, aga ja mina ise arvasin ka enne mängu, et USA ikkagi võiks pigem edasi minna. Täitsa arvasin, aga see oli isegi üllatav. Nad olid kusjuures ju väiksed soosikud ka sellele mängule minnes. Enam-vähem oli pooleks, aga selgelt ikkagi USA poole olid kaldu arvamused. Aga nendest 2 paarist lähevad siis nüüd Hispaania ja Belgia omavahel vastamisi. Aga eks me jõuame selleni tulla. Vahepeal teisel pool oli meil seal ju Argentiina ja Egiptus kohtumine. No väga vinge mäng. No mäng, kus ikkagi läks väga raskeks Argentiinal. Mul õnnes seda kommenteerida ja no oli seal nagu ikkagi väga-väga püsti hädas. Lõpus seal ju 12 minutiga löödi 3 väravat ära ja tuldi välja, aga no üks hetk tundus, et on kõik ikkagi Argentiinaga. Jah. No seal ongi nüüd nagu 2 otsa küsimus, et kas nüüd Argentiina ongi selgelt nagu nõrgem või kehvem või ikkagi nad näitavad seda oma sisu ja tulevad rasketest hetkedest välja, et see on ka niisugune nagu meistri tunnus, nagu me arvastame öelda, et nüüd ei teagi, kumb see on. Aga kas nüüd tehti egiptlastele liiga või mitte, ma peale seda mängu kuulasin neid intekaid, et seal ikkagi treenerid ja mängijad olid väga-väga kurjad ja treener ütles, et tema rohkem nüüd ühtegi MM-i mängu ei vaata, et see on kõik korruptsioon kinni makstud, et tulemus oli ette teada juba. Seal oli see lugu, kus Egiptuse mängi võitis palli, põhimõtteliselt seal oma nurgalipu juures, jooksis 90 meetrit, andis söödu, lõid ära, võeti ära, aga minu jaoks on see, et jah, mulle ei meeldi see otsus, aga Egiptus lõi 5 minutit hiljem oma teise värava ikkagi ära, nii et nad olid 2-0 ees. Seal on nagu see moment, kus sa võid vaadata kohtuniku suunas, otsida põhjusi, aga 2-0 ees 80 minutit, see tuleb ära nagu istuda. Ja 2-2 pealt sa ei saa ka lasta seda 3. ja üsna lihtsalt tagapostis on mees vaba ja lööb ära. Et mingil määral ma arvan, et nagu turniiri story mõttes on see hea, et Messi sealt edasi läks. Egiptus veerandfinaalis vast ei oleks nagu kõige vingem, kõige põnevam, kui nad seal hakkavad mängima, on ju, ja neist on küll kahju, nad mängisid väga-väga hästi, aga huvitav on näha, mis Argentiina teeb, sest siiani ei ole neil play-offid väga nagu veenvad olnud. Et seal ongi see, et nagu see kaitseliin on nagu küsimärk, et kui sa nagu vaatad, nad olid seal 2-0 taga, et see söödumäng on hea, nagu seal ikkagi nagu tunned, et nüüd kohe see 1 tuleb, et see ründeosakond on ikkagi jätkuvalt hea. Aga kuidas see kaitse nii ligad ja on nagu huvitav, et kui sulle Cabo Verde lööb ja 2 ja nüüd paneb Egiptus 2, et see jätab küsimärke õhku. Muidugi nüüd, kohe jõuame sellest Argentiina-Šveitsis ka rääkida, aga just see pinge ka, et nagu sa nägid ju, mis Messiga toimus peale mängu, et mees on pisarates, mees, kes on kõike võitnud, kõike näinud, kõike teinud, veel isegi hullemates olukordades olnud, et see on nagu meeletu koorem ja eks ta tundis ise ka ennast süüdi selle penalti mööda löömise pärast ja lõpuks ikkagi. Tegelikult on karm seis, 2-0 pealt, see ei ole lihtne. Ei, muidugi. See on tal ju nüüd 5 penaltist on äkki 3 mööda löönda. See on päris jõuline näite ja see ei ole ju esimene penalt seal turniiril, mis ta mööda lõi. Iseenesest Argentiinal on penaltilööjaid ja see on ka otsustamise koht, et kui kaua Messi neid lööb. Ma kardan, et ta jääb lööma, samas meil on väga head lööjad tiimis olemas, on ju. Aga mis võib-olla Argentiina poolt oli positiivne, kui enne seda mängu oli seal põhimõtteliselt Messi oli löönud 7, kokku oli löödud 12, et nüüd siis õnnestus vähemalt 2 teisel mängumehel ka värav kirja saada ja natukene seda koormat aidata, on ju, et ei ole kõik Messi õlul. Aga 8 väravat päris jõuline. Kõva sõna midagi öelda, et täitsa hull vend. Ja kui Mbappe eile sai 1 kirja, siis Messil võimalik seda nüüd pikendama minna. Oma siis saldot. Aga seda siis Šveitsi vastu. Šveits, Kolumbia, julgen öelda, et võib-olla kõige sellisem mannetum nendest 1-8 finaali mängudest. Seda, jah. 0-0 see on selline mäng, kus sa teise poole keskel enam-vähem tunned, et siin me läheme penalteid lööma, et ei ole võimalusi, ei ole nagu kummalgi väga sellist tampi minna ja ma ei tea, mis sina sellest kohtumist arvasid? No seda oli juba võib-olla teadine mängu ka, et see tuleb selline väga luure passimine, et juba paberi peale vaadates päris võrdsed meeskonnad ja läks ka täpselt nii, nagu me arvasime ja ma pigem sisimas lootsin natukene Kolumbia võitu rohkem ja Kolumbia võib-olla see ründemäng ikkagi oli veidikene parem neil, kui seal Šveitsiga lõpuks ju tekkis.
ja täitsa 50-50 mäng, see penaltiseeria oleks võinud ka minna ühele teisele poole ja lihtsalt praegu jah, Šveits, ma ütleks lihtsalt oli õnne, et Kolumbia oleks väärinud ka kindlasti edasi pääsu. Mulle kusjuures ka, pigem ma oleks lootnud, et Kolumbia pääseb edasi, aga minu jaoks, mis Kolumbia poolt oli üllatuslik, on see, et Luis Diaselt üsna kehv turniir. Arvestades, et ta võiks olla selline liider väravad puruks lüüa, siis seda me ju tegelikult ei näinud ja alagrupis vähemalt oli siis Munoz Crystal Palace'i äärekaitse see, kes neid tassis ja just üliolulised väravad ja Diasel võib-olla kuidagi ebaõnnestunud turniir ja noh, kui sa... No numbrite põhjal kindlasti, et kui sa vaatad nagu mängupilti tegelikult, noh, ta on see liider, teda otsitakse kogu aeg ja nagu see esimene poolek ka. Ta sai seal paaril korral jooksu, ta nagu, isegi kui ei tule neid väravaid ja värava sööta, siis ta ikkagi mänguliselt annab päris palju juurde seal oma ühele ettevõtmistega ja nii edasi. Et teine poolega jah, veidikene vajus seal ära Šveitsi vastu, et jah, siin kindlasti on ta võimeline paremaks, see on selge. Kui me vaatame korra tervikuna tagasi nendele 1/8 finaalidele, on mõni, mis sulle kõige võib-olla sellisem suurem üllatus oli sellest voorust? Meil paberi peal vähemalt ikkagi ju pigem läksid kõik favoriidid edasi. Peale võib-olla USA ja Kolumbia. See võib-olla USA Belgia oli suurem üllatus, et see on ühepoolne just. Tead, et Belgia läks edasi, nagu võib-olla ei ole nii suur üllatus, on ju. Et Belgial on kvaliteet, aga et just nii kindlalt. Et aga üldkokkuvõttes ma ütleks, et ikkagi vinged kohtumised, kõik oli ikkagi mängu täie raha eest ja pigem võime rahule jääda. Isegi kui see Kolumbia Šveits võib-olla oli niisugune igavama poolsem, siis noh, lõpuks nägime ikkagi penaltid. Penaltid on alati huvitav vaadata. Muidu ma arvan, et mida turniiri edasi, seda rohkem me selliseid kinniseid mänge näeme, nii et pigem meid premeeriti päris heade kohtumistega. Ma olen nõus. Aga liigume veerandfinaalidesse. Liigume. Eile esimene peeti ära. Prantsusmaa, Maroko. No, prantslased tundub, et neid on päris raske ükskõik kellel pidurdada. No hirmutav. Päriselt ka, et selles mõttes, et kui me siin võib-olla hakkame potentsiaalselt jälle vaatama, kes nüüd prantslastele tuleb, on ju, täna õhtu saame teada, siis no ikkagi ei näe, et keegi neid murde võiks, et ju Maroko ka, kes ei ole halvasti mänginud, no ei olnud tegelikult varianti, aga Prantsusmaa on ikkagi nii võimas, et kui Prantsusmaa seda turniiri nüüd ei võida, siis see oleks ikkagi päris suur üllatus, et... No see... Nagu võib-olla... Neil nagu ei olegi nõrka kohta. Nagu... Turniiri alguses tegelikult ju jutt oli, et prantslaste võib-olla selline ainukene komistuskivi saab olema see, kui nad omavahel riidu lähevad riietusruumis ja nagu no, Deschamps seda on suurepäraselt jälle kontrollinud. Eile nagu kuidagi nii rasketest kohtadest tulevad need väravad ära. Esimene tuleb kätte ja vastastel on nagu kohe mott maas ja sealt tuleb kohe järele ka, on ju. No, egodega nad toimega tulnud, et seal on näha, et nad on ikkagi meeskondlikud, kõik need ründetähed, no katsu sa neid ohjelda, aga tegelikult ju lükkavad kõik seal söötu, üksteisele otsivad, ei ole seal mingit hullu isetsemist, no selge on see, et Mbappé on see number 1 liider ikkagi, aga ikkagi mängitakse meeskondlikult ja seda on hea näha. Aga kõik suudavad ära mahtuda, see on päris üllatav. Dembélé väga hästi mänginud, Mbappé selja taga samamoodi oli seal, on ju. Sööte tuleb nagu meeletus koguses, on see Tuue või Barcola, kes on teisel äärel, mõlemad mängivad väga hästi, mõlemal lihtsalt erinev võib-olla, erinev stiil, erinevad tugevused, aga noh, seda meeskonda vaadates ja no, rünne võib-olla saab väga palju fookust, kui me vaatame kaitsesse ka, keskkaitse, Upamecano, Saliba on nagu ikka väga keeruline. Ja no, täna ikkagi selge soosik number 1 ja neile siis poolfinaali võimalik vastane Hispaania ja Belgia täna. Mis sa sellest mängust ootad, arvad? No, kui kõik läheb ikkagi loogilist radapidi, siis Hispaania peaks suhteliselt kindlalt selle asja ära võtma, et jah, Belgia on siin võib-olla mängult kergelt nagu paremaks läinud. Kui siin ongi väikstes detailides asi kinni, Belgia oleks võinud Senegali vastu koju ka minna, et see tegelikult on üllatav, et on nii kaugele nõudnud. Keegi väga ei oodanud arvanud midagi, eriti peale seda alagruppi. Aga ma ei usu, ma arvan, et no Hispaania oli veidi selline mannetu Portugali vastu, ma usun, et nad on omad järeldused teinud ja täna ikkagi pigem, ma arvan, et liiga põnevaks ei ole, et selle Hispaania võtab enam-vähem kindlalt ära. Mitte midagi väga ulmelist, aga selline võib-olla 2-0 midagi sellist, et jah, et saame, ma arvan, me saame selle loodetud tahetud Hispaania ja Prantsusmaa poolfinaali. No see poolfinaal oleks ju ikkagi eriti magus ja no ma arvan, et päris siuke keeruline mäng, kui hispaanlastele jätta seda jooksuruumi, siis sealt võiks nagu iseenesest päris huvitavaks minna. Me oleme ju siiani ikkagi näinud, kuidas prantslaste vastu keegi nagu neid
otseselt ründama läinud ei ole. Pigem ikkagi on kõik istunud, andnud neile initsiatiivi, äkki me hoiame taga tühja. Et põnev näha, kuidas Hispaania sellele mängule vastu läheb, kui nemad on see, kes edasi pääseb. Täna on ju, ma arvan ka ikkagi Belgia pigem võtab sellise kaitsva joone. Ja huvitav on näha, mis otsuseid tehakse, sest paberil see jällegi tundub mäng, kus Doku võiks mängida. Kiirusega ääre pealt ehitada, samas jälle ei tundu mäng, kus on Lukaku väga kasulik. Charles de Geta ääre tipu endasse. Et päris huvitav, mis otsused tehakse. Ja põnev näha, kuidas see paar käima hakkab, aga no, üks mis selge on see, et ühes poolfinaalis 2 Euroopa meeskonda. Ja ega teiselt poolt, nagu me teame, tuleb ka 3, nii et eurooplased ikkagi panevad oma paremuse jällegi maksma. Paraku on see nii, et tahame või ei taha, aga just need viimased MM-id ka, et just need lõpufaasid on sellised, kus siis MM-is saab vaikselt nagu EM, et okei, jätame seal Argentiina välja, aga ikkagi väga Euroopa keskne, et ikkagi näitab seda võimu. Et tulevad kas või ongi need penaltiseered asjad kuidagi nende Euroopa meeskonnad ikkagi imevad läbi, et tee mis tahad, et see on muidugi, et noh, võib-olla jah, selline üldine pilt ei ole, oleks see positiivne, nagu oleks meil siin veel mõni Aafrika sats või Lõuna-Ameerikast. No Maroko muidugi sai õnnetult keerulise poole, et oleks nad suutnud, oleks nad suutnud alagrupi võita Brasiilia asemel, siis sealt selle poole pealt ma nagu näen, oleks olnud võimalikum jõuda poolfinaali. Aga noh, alagrupi teine koht Prantsusmaa vastas siis juba väga-väga keeruline. Me võime siin spekuleerida, et kui siin Saibari oleks mänginud, kas oleks olnud Marokol rohkem ründavarianti või oleks. Ma pigem usun ka, et ei oleks väga vahelt olnud, et nad on küll hea mängija, aga seal ikkagi oleks saanud keeruliseks, et selles mõttes ei ole nii vahet. Aga üle homme Inglismaa mängimas siis Norraga. Jälle Euroopa duell. Homme juba vist. Öösel siis. Homme pool 16. Õhtul, jah. See oleks, no see on, ma arvan, väga vinge kohtumine. No mina olin meeletult positiivselt üllatunud, kuidas Inglismaa mängis Meiko vastu. Seal 56. jääd 10 sa pead ära istuma selle mängu kuidagi ja nad suutsid ära istuda. Lõidab värava ka. Ja nagu Tuhel näitas, et ta suudab hästi kuidagi mängu siis manageerida nagu jooksvalt. Tõigi 7 kaitset peale, istuti ära võõrsil, no meeletu atmosfäär, Staita ülivinge, istuti ära. Nüüd jällegi siis teistsugune katsumus Norra. Tagasi on Inglismaa ikkagi selge soosikukoormaga. Ja põnev näha, see mänging, selles mõttes, et Haaland jällegi, kui talle seda jooksuruumi jääb, nagu üldiselt võib eeldada Inglismaa vastu, et ka jääb, siis sealt võib päris palju põnevat välja tulla. No see Norra haip on nagu väga üleval. Mina isiklikult ei ole Norrast nagu nii vaimustuses, et kas või see mäng, kellega neil nüüd oli siis Brasiiliaga. Et seal ongi see Haalandi meistriklassis, et seal on nagu tugev tervik nagu taga Haalandil, et seal on ju kõik mängumehed, aga ikkagi näha on, et kui teda ei oleks, siis ju tegelikult ma arvan, Norra ei oleks seal Brasiilia vastu edasi läinud. See on nagu nii ühe mehe meeskond, see ongi seal ühe staari briljantsus. Ega Haaland ju seal esimene poolegi prasside vastu oli mingi 10 puudet. No niisugune tüüpiline Haaland, ta nagu ei tee mitte midagi. Ta ei tee mitte midagi, ta seal hõljub niisama ja siis ta laksab ära. Vaata, ma arvan, et kui sa oled siuke Norrasugune meeskond, siis see on su kõige ideaalsem ründevariant, sest sa tead, et ülipalju puuteid su ründaja nii või ei saa. Sa pigem tahadki, et sul on see Haalandisugune mees, kes 7 puudet, 1 värav. Et meil on 7 väravat kirjas. Aga nüüd on huvitav, sest Inglismaal tal on kõvasti kogemust nende meeste vastu. Iga mängi vastu põhimõtteliselt oled mänginud, sama on ju Ödegaardiga, et põnev näha tegelikult, kuidas nad hakkama saavad ja ma usun, et seal mängus on hästi oluline, kui Norral õnnestub see esimene värav ära lüüa, siis tekib jällegi siuke pinge olukord, aga Inglismaa kuidagi vaikselt tundub, et asjad hakkavad neil ka tiksuma. Ma arvan, et see on väga põnev. Kas me oleme nõus, et pigem Inglismaa läheb edasi? No ma usun küll, aga eks siin Norral muidugi, neil on omad variandid, et see oleks ikkagi pigem üllatus, kui need Skandinaavia pallurid läheksid edasi, aga mine sa hullu teha, et siin MM-il oleme juba kõike näinud. Nad on võimelised, et see oleks üllatus, aga nad on võimelised. Nii, aga viimane veerandfinaal, mis siis toimub mõnusalt kell 4 hommikul peale seda Inglismaa mängu. Argentiina, siis Sveits
ja no Argentiina jaoks ütleme siis siiani turniiri võib-olla kõige keerulisem mäng. Me vastase nagu kvaliteedi pealt, alagrupp oli neil ka pigem ikkagi üsna selline lihtne meeskond Šveitsi näol, kellele meeldib iseenesest kaitsta, kes teevad seda hästi, kellel on kiirust vasturünnakutel. Me nägime, Egiptus sai mitu korda jooksu, Roheneeme saared said on ju jooksu. Kuidas sa näed seda siis mängu? See on selle huvitav paar selles mõttes, et võib-olla Argentiinale oleks Kolumbia mõnes mõttes nagu tuttav meeskond. Jah, tuttav meeskond ju, nendega ikkagi terve elu mänginud ju seal õluna Ameerika alagruppi, aga eks see on selge, Šveits hakkab kaitses seisma. Neil on seal oma kindel taktika, aga nad nagu jälgivad seda joont väga hästi, et neil on seal omad joonised mõtted ja nad nagu ei heidutu sellest, et Kolumbia vastu oli sellest näha. Et eks Argentiina kindlasti hakkab seda asja domineerima, aga Šveitsil, ma arvan, standardolukordadest võiks tekkida täitsa varianti. Et selline põnev paar, et isegi täpselt ei kujuta ette, mis seal saama võib hakata. Kas sa näed seda olukorda samamoodi nagu mina, et nendest veerandfinaalidest see on kõige potentsiaalsem, kus me näeme outsiderit võitmas? Ma ei usu, ma arvan, Norra on ikkagi... Usud, et Norra pigem? Norra on nagu suurem variant võitma kui Šveits, et Argentiina, jah, selline tekitab vastuolusid, aga mulle see ründamäng tegelikult meeldib, et ma arvan, et ikkagi löövad ära piisavalt. Sa pead lõpuks oma vigadest õppima ka, nüüd sa oled 2 korda ämbrisse astunud praktiliselt siin 2 pisikese vastu, et nüüd 3. korda, ma ei usu, et see on nagu nii käes saab asi ära minna. Et Šveitsil, ma ei tea nüüd, kas see Mansambi mängib või mitte, sellest on jälle et seal rünnakul nagu neil ei ole, neil on seal see Breel Embolo on ju selline target mäng selgelt, et niisugused väga jooksumehi ei ole, Dan Ndoi on võib-olla kiirem poiss on ju, kes seal võiks minema saada, aga nad ei ole võib-olla selle kontra peale ka nüüd nagu nii mihklid nagu võiks olla. Aga ma ütleks, et kaitsemängu poolest pigem on nad paremad kui oli Egiptus, kes 80 minutit tegelikult jätame selle penalti välja. Ega nüüd ei olnud, ütleme siis selline mäng, kus Argentiinal oli meeletult võimalusi ja nad ei löönud ära, vaid pigem ikkagi nad frustreerisid Argentiinat. See madal blokk valmistas neile päris palju probleeme. Me nägime, Messi ju langes täiesti nagu keskväljale. Mis võib-olla üks asi, mis minu jaoks Argentiina puhul on huvitav, on see, et kõik 3 ründajat, kes neil on, Alvarez, Martínez, Messi, nad kõik tahavad teha põhimõtteliselt ühte sama asja. Koduklubis nad väga sageli langevad just 10 peale, tulevad ründeliinist ära ja jätavad ääre peale ruumi. Aga kui sul on kõik 3 mängijad sama tüüpi, siis see natukene tekitab probleeme. Lautaro võib-olla kõige paremini ründaskasti jäi kõrgele, tuli mängu, pakkus päris palju ohtlikke olukordi, aga Alvarez Messi oli küll huvitav, siis mõlemad tulid ära, aga kuna me teame, neil ei ole ääremängijaid, sest Argentiina mängib siis ikkagi väga keskvälja põhise meeskonnaga, kus neil on põhimõtteliselt 4 keskvälja meest korraga platsil on ju. Siis ongi, sul on äärekaitsjad, on ainsad, kes sealt nagu seda laiust väljakul pakuvad ja natukene nagu kuidagi see ründemäng ei tööta hetkel nii hästi. Teisel poolel ju ka mängi ikkagi pöördus ümber siis, kui nad läksid 4-3-3 peale üle ja siis kuidagi hakkas asi loogilisemalt toimima, nii et huvitav on näha, mida Scaloni teeb. Ma näen seda sellist mängu, kus Šveits võib olla väga frustreeriv vastane. Nii et see ei ole liiga optimistlik Argentiina. Ma arvan, et kui me näeme nendest üllatust, ma arvan, et Hispaania pigem minu jaoks üsna kindlalt täna võidab. Ma ei näe väga, kuidas Belgia neile tekitaks selliseid probleeme, nagu võib-olla tekitas et võib-olla nagu on ju Portugal tekitas, ma ei näe seda sellist võitluslikkust. Ma ei usu, et Belgia saab täna kuidagi mängus sellist kontrolli peale ja nende kaitse ei ole ka nagu midagi erilist. Pigem on see nende selline number 1 nõrkus ja kui Courtois mingit elukohtumist ei tee, mida me oleme talt ju ikka jälle näinud, siis ma arvan, et neil läheb raskeks. Ja ma arvan, et Inglismaa ikkagi saab Norrast jagu natukene sellisem, ma usun, et vähemalt Norra ei saa samamoodi peale minna nagu Brasiilia vastu. Minu jaoks Brasiilia ikkagi läks väga-väga passiivseks ja andis kõik initsiatiivi käest ära. Ma ei usu, et samasugust näeme nii, et minu jaoks
pigem ikkagi Argentiina kõige tõenäolisem komistaja. Aga eks me seda hakkame ju... ikkagi favoriidid. Favoriidid ikka. See on selge, jah. Aga noh, siis jõuamegi olukorda, kus meil on poolfinaalis 3 Euroopa tiimi, 1 Lõuna-Ameerika tiim või siis tuleme sealt 4 Euroopa tiimiga, on ju, et selles mõttes oleks tore, kui ikkagi üks Lõuna-Ameerika meeskond ka jõuab. Eks see Argentiina seda lippu nüüd on viimastel aastatel kõrgel hoidnud kogu Lõuna-Ameerika ees, et paraku ta nii on jah, et võiks ju rohkem neid jõuda. No Brasiilia ei ole ennast kuidagi käima saanud, midagi ei ole teha, nagu suurturniiril asjad lihtsalt ei tööta. Ja Brasiilia seal tuleb ikkagi pigem on olnud ju ümber mõelda natukene ja ei teagi, mis sellest kas nüüd on mingid uudised tulnud, aga kas Carlo Ancelotti vast ikkagi jätkab, vist see leping oli päris pikk, mis temaga tehti, aga kuidagi ta ei sobi sinna, ta ei sobi selle Brasiilia, selle vibe'i olemisega sinna. Ma ei tea, miks ta toodi sinna üldse, see on nagu veider. No ta tegi oma selle ära, et Vinicius pani mängima. Mees, kes on tegelikult olnud ebaõnnestunud ju koondise tasemel pikki aastaid, siis tema sai mängima, aga üks asi, mida me arutasime ka, on see, et Ancelotti ei teinud midagi sellist, mida ei oleks suutnud teha kohaliku liiga treener, keda me oleme ju näinud seal vahepeal, nad lasid treenereid üle nädala lahti, toodi mingi särav täht jälle koduliigast, Brasileirost, anti talle 2-3 mängu, nägemist. No, mina ei kujuta ette, et Ancelotti tahaks nüüd 4 aastat seda tööd teha, sest see on see, et sa teed suur turniiri ära, aga peale seda tekib ikkagi siuke väga rahulik periood. Jah, sul on Copa America, aga see on ka 2 aastat, 2 aasta pärast ja see ei ole ka nagu siuke suur turniir, kuna sinna jõuab ikkagi vähe meeskondi, on ju. Et põnev näha, mis nad teevad. Tõesti iseenesest nagu huvitav, kas ta jätkab või mitte. Ma arvan, et muidugi pigem Brasiilia jalgpalliliit tahab teda jätta ja nagu jätta pulti, aga ma ei tea, kas tal enda jaoks on see piisavalt põnev. Kas ta on seda motivatsiooni? No saab olema huvitav näha. Aga kui me vaatame korra kiirelt potentsiaalseid poolfinaale, Prantsusmaa, Hispaania, kas näed, et Hispaania suudab kuidagi? No võiks, aga siis Hispaania peab ikkagi elumängu tegema, et niimoodi jah, puhtalt peale vaadates Prantsusmaa ikkagi peaks sealt võidu ära võtma ja finaali välja purjetama, aga no mine sa tea, võib-olla Hispaanial on mingisugune jokker võtta taskust välja, et seal, kui see keskväli saab toimima, siis seal võib üht-teist tekkida, et nägime ka Portugali vastu Pedri oli ikkagi väga vaikne, et Dani Olmo on olnud selline hea üllatus, et tema, nüüd üllatus, aga tema seal keskväljakul on see kõige loovam olnud, võib-olla rohkem esile kerkinud. Ja võib-olla jah, see keskväli ongi natukene küsimärke jätnud, et ma siiamaani mõtlen ja tunnen, et Fermin Lopezest on puudust, et tema sai vigastada, tema oleks seal kõik seal oma attitude'i olemisega andnud väga palju juurde, et kaitseliin tegelikult on olnud Hispaanial hea, et nad ei ole mitte ühtegi väravat siiamaani lasknud, et see on tegelikult ju täitsa omaette näitaja, aga no Prantsusmaa ikkagi ja nüüd on küsimus, kas Mbappé, kas ta sai ju natukene seal haiget ka? Ta võeti välja, ta sai vigastada, aga no, me ei tea ja ma arvan, et ega meile ei öelda ka enne kui poolfinaali avavile kõlab, siis me reaalselt ei tea, kas ta mängib või mitte. Aga selle koha pealt ma olen sinuga nõus, et Hispaania, kui neil on mingi koht, kus Prantsusmaad rünnata, on see keskväli. Prantslaste keskväli ei ole nüüd midagi väga pöörast. Rabiot ja Kone ei ole sellised mehed, kelle vastu hispaanlased ei suudaks kontrolli peale panna, on ju. Et see võib olla seal kohtumises selline koht, kus hispaanlased võiks olla selgelt paremad ja seda on kindlasti vaja, kui sealt mängust on võimalus midagi välja võluda. Eks see on põnev, selle see hõõrumine käib ka, et seal nüüd prantslased tahavad selle 2 aasta taguse EM-i ees siin tagasi teha ja eks seal on Jamallil on seal omad beefid veel seal Raviode asjadega, et seal ikka antakse täiega, et kõik need mingid Portugali mängud ja mis nüüd on olnud Hispaania, need unustatakse ära ja ma arvan, seal ikkagi pannakse nagu täiega, et tuleb põnev mäng ja väga pinge nagu ma olen. No igal juhul ma arvan, kohtumine, mida paljud ootsid, nii kui oli teada see, et mõlemad sealpool bracketit. Ehk siis ma arvan, et kui oleks välja joonistatud, siis noh, see oli niisugune üks esimesi kõige põnevamaid mänge, välja arvatud, mis algselt arvati Argentiina-Portugal siis veerandfinaalis. Aga noh, Portugal säitis ennast ilusti teisele poole ja pakkisid kiirelt kohvrit ka. Aga teine pool... Kui me eeldame Inglismaa Argentiinat.
no ka vinge mäng. Meeskonnad, kes tegelikult ju väga tihti omavahel mänginud ei ole. Ei ole. Endal ei tule nagu ettegi. Ammustest aegadest MM-i finaal Mehhikos, kui Maradona toimetas ja lükkas inglased välja. No aga ja lähi sellisel ajal ei ole nad ju suurturniiridel omavahel minu arust vastamisi läinud, vähemalt mälu pealt. Kas inglased võiks olla favoriid selles paaris ikkagi? Vot see on huvitav selles mõttes, et minu jaoks iseenesest võiks olla. Ma arvan, inglased ise sellega nõus ei ole. Ma arvan, et pigem ikkagi paigutakse Argentiinale selle soosiku koorma. Noh, oli ju tegelikult seal Mehhiko vastu mängus. Üks asi, mis on minu jaoks olnud huvitav, on see, et inglased ise sel turniiril ja inglise meedia, kes sageli, keda süüdistatakse selles, et nad on liiga sellised agressiivsed, liiga jõulised, panevad oma meeskonnale liigseid peale selliseid pingeid, on ju. See, et nad läksid Mehhiko mängu ja kõik väljaanded, mis sa loed, räägivad, et Mehhiko on kodus favoriit, nad ei ole 80+ mängu kaotanud, mängivad kodus, mängime siis kõrgmäestikus, on ju. Riputati see favoriidi koorem ikkagi nagu Mehhiko peale ja noh. Ja sobis kohe. Sobis ja no alustasid meeletult, on ju Bellinghami 2. Aga see, ütleme siis selline minule, noh, me teame, Tuchel on turniiride treener, on ju. 2 korda mänginud meistrite liiga finaali, korra võitnud City vastu ja see on huvitav näha, mida suudab Inglismaa, kui nad on, ütleme siis outsideri rollis. Sest no ega me seni ju tegelikult treeneritest väga palju informatsiooni ei saa, kuni me jõuame olukorda, kus ühe suure koondise treener on olukorras, kus tema meeskond on outsider, on ju. Ma arvan, et seal võiks olla. Aga ütleme nii, et kohtumine, mida tegelikult tahaks näha, ma loodan, et nad tulevad läbi sealt, sest ma kardan, et kui sinna nüüd ütleme, noh, Norra-Sveits oleks väga nutune poolfinaali iseenesest, et ei ole nagu midagi, noh, et siis ma arvan, 2 poolfinaali vaatajate numbrite vahel on ikkagi meeletu erinevus, on ju. Aga Inglismaa, Argentiina, mis sina sellest mängust, kuidas sa seda näeksid? Ma arvan ka, et selline päris võrdne mäng, et kellele see favoriidi koorem anda, ma ei tea, mina võib-olla annaks isegi kergelt inglastele kas või selle turniiri põhjalt, et Argentiina on selline ligad ja logad olnud, eriti kaitses, et Inglismaa võib-olla veidi kindlam. Aga no kui neile sobib see soosiku koorem ära anda, siis miks mitte andku see Argentiinale, et nemad on tulevad sellega, ma arvan, ka toime, et tõesti jah, kuna me ei ole neid niimoodi omavahel näinud ja isegi ei oska kujutada ette, mis seal tulla võib, aga ma arvan, see võiks ka päris vinge poolfinaal olla. Ma arvan, et inglastel vaata iseenesest on päris palju ka sellist kiirust, kui Argentiina tahab palliga mängida ja mängida nii, nagu nad on siiani mänginud, siis Anthony Gordon võiks päris palju neile probleeme tekitada. Ta on sel turniiril näidanud oma sellised meeletudest. No ta on varem, veidi paremaks läinud, seal alagrupis ju isegi Rashford kergelt võttis juba koha üle. See on olnud huvitav, et seal niisugune jagamine käib. Ma ütleks, et võib-olla nüüd see siis kohtumine, mis meid ootab ees homme, on võib-olla esimene kord, kus Tuchel oma peas on kindel, mis on tema alg 11. Ja kes on kindlad mehed, nagu sa ütlesid, Rashford on mänginud, Gordon on mänginud, teisele järel on mänginud Madueke, Saka, kogu aeg sükene edasi-tagasi vahetamine. Parem kaitse on kogu aeg käinud olude sunnil. Ma leian esimene mäng, kus ta teab, et Gordon alustab vasakul, lihtsalt kuna ta on turniiril paremini mänginud ja ma usun, et Saka mängib paremal. Et põnev näha, toorest paarist, no ma loodaks, et läheb edasi Inglismaa. Lihtsalt põnevuse mõttes, et näha neid MM-finaalis, alati kui Inglismaa suurturniiril jõuab finaali, siis see ikkagi pigem minu jaoks vähemalt annab juurde olukorrale. Aga kui me kiirelt veel lõpetuseks vaatame, meie eelduslik Prantsusmaa, Inglismaa finaal, kas suudavad inglased pidurdada seda Prantsusmaa koondist? No ei usu väga. Ei usu ka. Ma ei usu, et see oleks muidugi äge finaal, veidi teistmoodi, on ju, aga Prantsusmaa on ikkagi praegu selline vääramatu jõud, et kui see nüüd sakslastele oli see maine küljes, siis nüüd võib öelda prantslastele selle edasi anda, et ikkagi panevad täie tuhhiga edasi ja ikkagi väga võimsad, et eks seal Inglismaal võib oma variante olla, aga kuidagi Inglismaa endas finaalidel on kõrbenud viimasel ajal just, et ja, ma olen nõus ja vaata, kui hästi me näemegi tervet seda turniiri põhimõtteliselt ühtemoodi lõpuni minemas. Asjad selged. Aga tõmbame sellega otsa kokku ja selleks, et saada teada, kas me teame ka midagi või jalgpall teeb siin ikkagi oma töö ära, siis TV3-s
mängud ootavad teid ees ja meie kohtume jälle õige pea. Nii et nägemist ja näeme varsti. Aitäh!